Tere, hea EKOS TV kuulaja ja vaataja. Tere tulemast kuulama meie tänast saadet. Meie seekordseks teemaks on sisemine rahu. Kuidas olla tasakaalus ja kuidas hoida ennast, ka siis, kui ümberringi on keeruline. Mina olen Kadri Pekko ja minu tänane saatekülaline on jutuvestja, eluuurija ja koolitaja Erki Kaikkonen. Tere! Tere, tere! Kuidas sa, Erki, tunned ennast praegu? Kas ma praegu tunnen? Noh, kohe tuleb meelde tänane maailm, kui keegi küsib tänasel päeval, et kuidas sa ennast tunned, ja ma arvan, et see on kõigil inimestel nii. Aga ma tunnen ennast ise üsna rahulikult. Loomulikult on see teekond olnud, et tunda ennast rahulikult. See on selline igapäevane teekond ja mul on hea meel olla siin täna ja rääkida sellel teemal. Aga kuidas sa oled sellele rahuni jõudnud? Et sinust tõesti õhkab seda rahuenergiat tõesti tugevalt. Et ma tunnen, et see on just see, mida me hetkel vajamegi. Noh, ma arvan, et igaühel meie eluteel on üks pikemad teekonnad, mis viivad meid sisemise rahuni või teatud kvaliteetideni meie enda iseloomus, hingeloomuses. Aga teine tasand on see, mis on see igapäevane ärevus, muutus, kuidas seda taltsutada ja kuidas sellega toime tulla. Et kui sa küsid niimoodi, siis ma võin anda sellise retsepti sulle. Aga anname selle retsepti äkki saate lõpus? No, ma annan sulle selle kõige esmase retsepti. Ikkagi praegu. Ma arvan, et see on hea. Et kõige esmane retsept alati on see, et tuleb vaadata, kust sinu enda tunnetusruumis voolab nii-öelda välja. Väljavooluaugud tuleb kinni panna. Ja märgata neid tegevusi, mis loovad enesetundes sellise ärevuse. Võtavad ära sellise hea enesetunde. Ja mis see on? Kui me räägime näiteks toitumisest, siis toitumise puhul on ju selge, et me saame aru sellest, et kui me tahame ennast hästi tunda, siis on mõistlik, et me sööme tervislikku toitu, kus teatud toitained omavahel on sellises suhtes, et peale toidu söömist me ei oleks väsinud ja me ei vajaks puhkust, mis võib teatud toitainete segades juhtuda. Või kui me sööme liiga tihti kiirtoitu, siis me teame, mis meiega juhtub. Aga millegipärast me ei oska suhtuda informatsiooni samal viisil. Nimelt, kui me vaatame kommunikatsiooniteadusi, siis me võime seal näha, et informatsiooni käsitletakse sellisel viisil, et informatsioon on teatud mõttes nagu toit. Me vajame informatsiooni selleks, et orienteeruda oma vajaduste rahuldamiseks. Igapäevases elus. Eks ole, loomulik. Nüüd, kui toimub mingisugune muutus, eriti kui on miski seotud, mis on seotud hirmuga või ohuga, siis loomulikult see levib hästi kiiresti. See on nii-öelda meie päris osa selleks, et me saaksime ellu jääda. Tsivilisatsioonina, kollektiivina, grupina, hõimuna, rahvana, perekonnana. Ja me ei pane tähele, millised on meie info kasutamisharjumused. Sellepärast, et informatsioon on ka toit. Ja see kõige lihtsam retsept on see, et kui sa tahad hästi kiiresti vähendada ärevust ja hirmu iseendas, oma kehas ja parandada oma enesetunnet, siis lihtsalt algatuseks ära hommikul alusta ei sotsiaalmeedia, et ka ühegi meediakanali jälgimist. Ja jätka seda paastu terve päeva. Selle kohta võiks öelda infopaast. Sest et kui on mingi oluline informatsioon, siis sa kuuled seda niikuinii. Inimesed jagavad. Ja ma kinnitan, et tunne läheb väga heaks. Läheb paremaks. Väga heaks on võib-olla palju öelda, aga läheb oluliselt paremaks. Et nüüd on küsimus selles, et kui me oleme kõrvaldanud selle, mis meid kahjustab, ehk siis antud juhul on väga tihti informatsioon, sest me püüame seda informatsiooni ju hankida selleks, et justkui rahuldada oma sellist orienteerumise vajadust. Uudishimu, jah. Aga me märkame ka, et kui me ühe päeva ei jälgi või 2 päeva või 3 päeva, vahest isegi nädala. Ma olen seda küllaldaselt proovinud ja praktiseerinud tegelikult juba aastaid. See on mu elupõline praktika on viimased, ma olen 10 aastat. Siis me märkame, et enesetunne läheb oluliselt paremaks. Väga selgelt. Aga inimestel tulevad ilmselt sellega ka esile hirmud, et ma jään kõrvale,
ma jään millestki olulisest ilma. Jah, see võib küll olla ja selle koha peal ma oskan lihtsalt öelda seda, et märka, kui turvaline on, et on täiesti turvaline. Kui sa ei saa seda, kui sa ei ole kontaktis selle informatsiooniga, mis praegu maailmas juhtub, et see on täiesti turvaline. Et see ongi nagu see koht, et kui me vaatame sellist sisemise rahu temaatikat suuremalt, siis üks koht, kuidas me kaotame oma rahu, on ju see, et me oleme oma meeles. Meel on siis, nimetame siis mõistuses, oma mõtetes. No kus me oleme siis, kui me mõtetes oleme? Me oleme enamasti ärkvelolus olles, kui keskmine täiskasvanud inimene, on kas tulevikus või minevikus. Märka, kus sa oled. Ole teadlik sellest. See on esimene asi teadlikkusest. Teine asi on siis see, et aga kuidas tuleb rahu? Rahu ei tule tulevikust. Rahu ei tule minevikust. Seal olles ja liikudes. Need on meie sisemised dimensioonid, suunad, kui nii öelda. Rahu tuleb kohalolust. No, on erinevaid õpetajaid, kes on rääkinud kohalolust. Ka mulle tundus see kuidagi keeruline. Aga tegelikult on tegemist millegi väga lihtsaga. Ameerika põlisrahvastel on kombeks öelda, et meie keha on alati siin ja praegu. Meie hingamine toimub alati siin ja praegu. Ehk mida see tähendab, on see, et hästi lihtne. Meil tuleb lihtsalt pöörata tähelepanu oma kehale, pöörata tähelepanu oma hingamisele. Märgata, mida me kuuleme, mida me näeme. Millised lõhnad, maitsed, helid. Ja märgata seda hetke, et kas siin selles hetkes on midagigi, mis oleks ühelgi viisil mulle eluohtlik. Enamasti ei ole. Enamasti on lood, millega me oleme suhte loonud. Keegi kuskil maailmas on olnud loo, mingi uudise, mingi informatsiooni, me loome sellega suhte ja meie alateadvus hästi kiiresti läheb tulevikku ja loob kujutluse. Kujutluse sellest, mis juhtub meie või kellegi teise või maailmaga. Ja nüüd meie teadvus ei erista seda kujutlust enam tegelikkusest. Ehk võiks öelda niimoodi, et kust saavad alguse kannatused, siis selle võib vastata erinevatel viisidel, aga üks viis öelda, et kannatus saab alguse meie meelest, meie mõistusest. Ehk siis täpsemalt kannatus saab alguse illusioonidest. Illusioonid saavad alguse meie mõtlemisest. Ehk meil tuleks väga tähelepanelik olla infot tarbides, mida meie mõistus ise sinna juurde veel lisaks selle loob. Ja vahete vahel on nagu küsimus, et mis infot me tegelikult vajame selleks, et olla täna siin ja praegu. Sest et meil on mõistlik meie endi elu ja teiste elu toetab see, kui me oleme pigem rahulikud, meie bioloogilist tervist ja psühholoogilist jätkusuutlikkust toetab see, kui me oleme rahus. Ja pigem vähendada neid asju, mis tõstavad ärevust, tõstavad hirmu, võib isegi tekitavad paanikat, et nii me ei aita mitte kedagi. Ja üldiselt selline hirm ja ärevus tekitab mida? Tekitab reaktiivset käitumist. Nii indiviidides kui massides. Mis see tähendab? Reaktiivne käitumine on see käitumine, kus me ei kaalu. Me ei kaalu, kas see käitumine on mõistlik või ei ole mõistlik. See tähendab seda, et reaktiivse käitumise ja tugevate emotsioonide puhul, mis on siis stimuleeritud näiteks erinevatest meediumitest, võib juhtuda see, et inimesed ja massid hakkavad käituma täiesti ootamatult ja tegema asju, mida me mõtleme, et inimesed mitte kunagi ei teeks. Sellepärast on hea pigem vaadata maailma sellisest rahukohast ja selle kohta öeldakse ka nii, et kui me teeme otsuseid elus, olulisi otsuseid, siis on alati hea, kui me teeme neid otsuseid rahu punktist. Ehk selleks on vajalik oskus tulla rahusse, et me ei teeks otsuseid tugeva sümpaatia seisukohast või tugeva antipaatia seisukohast, sest mõlemates on illusioon ja mõlematel puhkudel võib tekkida tuleviku perspektiivis kannatus. Et alati on hea, kui meil on rahu perspektiiv, kus me näeme pigem objektiivsemalt seda situatsiooni ja meil ei ole illusioone. Aga kui kuulaja, vaataja nüüd mõtleb, et ta ei suuda nädalaks seda meediapaastu teha, kas aitab ka näiteks sellest, kui hommikul 2 tundi ei vaata või mis see võiks olla, et äkki oleks lihtsam? See on väga hea küsimus. Ma soovitan igal kuulajal, proovida. Et võib-olla see on nagu see koht, kus ma isegi ei taha, et sa nagu mingid usuksid.
et keegi mind usuks, et vot see on nagu tõsi. Vaid pigem on see mõte selles, et proovi järgi, proovi veeta üks päev nii, et sa üldse meediat ei puutu, ka sotsiaalmeediat, mitte mingisugust voogu. Lihtsalt oled kohal siin, teed neid asju, mis sulle meeldivad. Võib-olla vaatad mõnda meeldivat filmi, midagi, mis sulle võiks meeldida, võib-olla vaatad mõnda toredat Jaapani multifilmi näiteks või midagi sellist. Ja teise päeva veedad nii, et alustad hommikul, teed lahti Facebooki, Twitteri, vaatad kõik läbi olulised meediakanalid. Kohe esimese asjana? Ja kohe siis, kui sulle tundub, et tahaks seda teha ja et nagu palju tihti inimesed teevad niimoodi. Ja siis märka, kuidas sa ennast tunned. Aga märka enne seda oma enesetunnet ja märka peale seda enesetunnet. Ja siis sa mõistad, mis loob sinust tundeid, mis loob sinus emotsioone. Et see on üks nagu sellise tervise käitumise, vaimse tervise seisukohast väga oluline koht. Mina olen seda enda peal ka märganud, et seda vahet, just seda tuntavat vahet, kui ma kiirustan hommikul, et mis energiaga see loob nagu päeva. Aga mis see sisemine rahu siis ikkagi on, mida me kõik justkui taga ajame, et aga võib-olla me ei olegi nagu mõtestanud, et mis see täpselt siis on, mida me taga ajame? Jah, see sisemine rahu, eks ole, siin ei ole õiget vastust. Ma arvan, et see sisemine rahu, see sisemine rahu on ühest küljest, see ei ole nagu niisugune konstant. Muidugi on inimesi, kelle puhul me võime näha, et meil tundub, et neis on seda sisemist rahu. Nad nagu kiirgavad seda rahu ja nad on kuidagi turvalised ja mis tähendab ilmselt mida? See tähendab eneseusaldust ja see tähendab usaldust selle suhtes, et sa igal hetkel suudad teha õigeid otsuseid. Eks sa ei pea nagu kogu aeg ekslema tulevikus, vaid et sa oled kohal ja see kohalolu loob selle rahu. Mulle tuleb meelde sellest, et jälle Ameerika põlisrahvaste tarkusest, et ütlevad niimoodi, et sisemine sõdalane, et meis kõigis eksisteerib meie sisemine sõdalane. See sisemine sõdalane varitseb iseennast. Ta varitseb meid endid. See on meie sisemine vaatleja, kes varitseb iseennast, võtab täieliku vastutuse oma kogemuse eest. Oma kogemuse, see tähendab oma emotsioonide ja selle eest, kuidas ta maailma tajub. Süüdistamata selle eest teisi. Et aru saada ka sellest, et kuidas meie hinnangud maailma suhtes, mida me anname inspireerituna hinnangutest, mida on andnud teised näiteks, kas läbi meediumite või läbi lugude juttude, hakkavad võimendama meie tundeid. Tähendab, et me hakkame kohtuma iseenda antud hinnangutega, kui me mõtleme maailma peale. Me ei kohtu maailmaga, me kohtume oma enda kujutlusega ja jutustusega maailmast. Seda ma võin nagu öelda muinasjutu vestjana, kuna ma tegelen narratiivide lugudega väga palju ja liigun neis iseenda sees väga palju. Lugu rääkides ma pean ju sinna loo sisse minema ja ma saan väga hästi aru, mis tähendab minna loo sisse, tulla sealt välja. Väga tähtis on osata minna loo sisse, tulla sealt välja. Väga tihti, mis juhtub meil kui ka meediatarbijatel, me lähme loo sisse, aga me ei oska sealt välja tulla. Aga sa küsisid rahu kohta, läksin natuke vahepeal kõrvale. Rahu on vaikus, ma arvan. Et jälle ma ei pretendeeri tõele, aga see on oskus leida vaikust iseenda sees. Et ma nimetasin usaldust, sellist usku iseendasse, usaldust iseenda vastu ja ka sellist oskust leida siis vaikust iseenda sees. Mis seda võimaldab? Ikkagi ilmselt mingil viisil aeglustumine. Et ega kõige kindlam viis, sa mainisid seda, et hommik kui väga oluline hetk päeva sissejuhatava meeleolu loomisel. Et on oluline see, et me alustame oma päeva rahulikult. Väga palju tuntud inimesi, kes võtavad selle hommiku just niimoodi, et hästi tähtis on, et nad kohe loevad midagi hommikul, joovad teed, nad naudivad seda hommikut, mitte ei kiirusta läbi selle hommiku, tõusevad selle pärast varem üles, et nad võiksid nagu alustada seda päeva nagu nautides rahulikult. Ja sama asi on ju ka looduses käies. Et kui me looduses liigume tohutu kiirusega, siis me ka märkame vähem. Ja siis meie sees on niisugune vibra. Aga kui me liigume hästi aeglaselt ja rahulikult, siis me võime isegi märgata, kuidas mingil hetkel, kui me looduses liigume liiga kiiresti, tuleb natuke nagu uni peale. See on sama asi nagu merele minnes laevaga, võib tulla nagu uni peale. Sest et see ei ole linnakeskkond.
see on looduskeskkond. Ja mis see tähendab? Me oleme keskkondlikud olendid. Keskkond mõjutab meid. Me peaksime kohanema. Me peaksime teadvustama seda. Looduses on kasutatakse niisugust mõistet, see oli niisugune teadlane nagu Schumann, kes siis defineeris sellise sageduse nagu Schumanni resonants, mis on 7,83 hertsi. Küll viimastel aegadel, viimastel aastatel, viimasel aastal on see Schumanni resonants hoopis teisi numbreid näidanud ja midagi on sellega seoses siin planeedil muutumas, seda näitab aeg. Igal juhul see mõjutab meie teadvusseisundit, see mõjutab kõikide rakkude elutegevust ja see on vajalik kõikide rakkude elutegevuseks. Ja sellepärast on teaduslikud uuringud, kus on leitud, et meil oleks väga kasulik viibida looduses vähemalt 200 tundi aastas. Ehk see tähendab seda, et looduses me saame loodusega ühte rütmi, kui me liigume rahulikult. Ehk see rahu mõiste. Kõik tegevused, mis võimaldavad meil tulla kohale, on selleks siis see, et me läheme näiteks sauna. Kui niimoodi öelda, et siis võiks öelda niimoodi, et mis aitab tasakaalustada emotsioone ja mis aitab tasakaalustada mõtteid. Kuidas sina näed, mis aitab tasakaalustada emotsioone ja mis mõtteid? Sinu enda jaoks? Minu enda jaoks ongi loodus, jalutamine. See tasakaalustab mul kõige paremini ja erinevad veeprotseduurid. Ja mul on veel praktikaid, mis hingamine, teadlik hingamine, hingamispraktikad, liikumine, jooga. Mis hingamispraktikad sina kasutad? Mina kasutan enamasti siis lihtsalt ruudu hingamist. Lihtsalt hingan sisse 4-ga, hoian 4 kinni, hingan välja 4-ga ja hoian kinni, et selline ruudu hingamine. Ruudu hingamine, et on võrdne. Ja tihti ma kasutan ka sellist, kui ma tunnen, ma vajan jahutamist, siis ma hingan sellist nagu kahinaga välja, et siis on nagu keha jahutamine. Aga kõige rohkem aitab mul liikumine looduses. Just see üks hea põhjus, miks see looduses liikumine aitab või üldse, kui meie enesetunne ei ole väga hea, siis üks esimesi asju, mida ma mäletan, ma olin eelteismeline või muidugi teismeline, üsna noor. Kui ma kuskilt lugesin selle välja ja ma sellest ajast peale olen seda ise kasutanud, et kui kuidagi iseenda sees on keeruline olla, tunned, et ei ole hea olla, siis ei ole mõtet jääda koju seina vaatama. Sellepärast, et vastasel juhul me jääme iseenda luupi. Me jääme enda sisemaailma luupi ja me ei saa aru, et me ei ole harjunud või treenitud inimestena üldiselt oma mõtlemist jälgima sellisel viisil. Kes on sellega rohkem tegelenud, kes vähem. Igal juhul võime jääda luupi. Ja me ei erista luupi tegelikult nagu illusiooni tegelikkusest. Mis tähendab seda, et kui me liigume, kui me astume kodust välja, siis hakkab maailm meie ümber liikuma. Ja maailm meie ümber liikudes hakkab liigutama maailma meie sees. Ja see on, me kõik oleme kuulnud palverännakust, mida saab Hispaanias käia ja mitmeid mu sõpra on käinud, ise ma sinna veel jõudnud ei ole. Igal juhul selline rändamine looduses, kas või linnaruumis kõndimine, lihtsalt jalutamine, sellest on väga-väga palju abi. Ja kõige põnevam, mis on sellise lihtsalt välja minemise puhul ilma sellise selge eesmärgita peale selle, et ma lihtsalt kõnnin, mida ma arvan, tänapäeval inimesed teevad aina harvemini, on see, et elu hakkab juhtuma. Et see on see koht, et ma toon hoopis võib-olla teise teema sisse, aga kui me meenutame lapsepõlve, siis meil oli tunne, et maailm on imeline. See on see maagiline reaalsus, kus elu juhtub ja asjad juhtuvad. Ja kogu aeg on hetk, kogu aeg on põnev ja kogu aeg me vaatame nagu oma isikliku maailma äärest üle iga päev. Nagu avastame nagu uusi dimensioone. Sellise lapseliku vaimustusega on ju. Miks ära kaob? See kohalolu. See on kohalolu. Muutume tõsiseks. See on kohalolu. Muutume tõsiseks on ju, aga miks? Sellepärast, et me jääme rutiinidesse. Me jääme kindlaid radu mööda liikuma iga päev. Mida kindlaid tegevusi, kindlaid mõtteid, mis tähendab seda, et kui sa mõtled sellele, kui sa oled reisil, ehk oled sa siis looduses, kus sa oled alati kohal, sa oled siin ja praegu sa oled esimest korda võib-olla siin või miski on igal juhul selles rajas muutunud. Ja sa oled kohal. Aga kui sa oled oma tuttavas keskkonnas ja sa käid harjumuspäraseid radu mööda, siis sa kaotad kohalolu. Ja siis me hakkamegi ära kaduma sinna tulevikku ja minevikku ja sa võid avastada ühel hetkel, kuidas sa oled terve pool tundi kõndinud näiteks
kesklinnast kuskile, ma ei tea, mina vanasti jalutasin Tallinna Ülikooli juurde ja avastasin, et ma ei märganudki, kuidas ma siia jõudsin. Ja kui ma seda avastasin, siis ma mõistsin, et nii, edaspidi ma proovin olla kohal igas oma sammus. Eks see on sellise kohalolu harjutamises, see on see, mis toob meile rahu. Kuigi minu meelest on ka see, et tegelikult rutiine ei maksa karta, see sõna rutiin kuidagi on selline halvamaiguline. Ja selles mõttes küll jah, et seda ei maksa karta, aga on vaja ka oskus sellest välja astuda. Selleks, et kogeda seda lapselikku kohalolu, sest et no sellest kohalolust kasvab välja ka see rahu. Ja samamoodi rahust kasvab välja selgus. Et siis, kui me tunneme enda sees paanikat, ärevust, miks see tekib? Sest et toimunud mingi muutus. Ehk siis, mis on kõige suurem väljakutse kõikidele inimestele? Mis on kõige suurem väljakutse? Kõige suurem väljakutse, üks neist peamistest on, kuidas aksepteerida muutust, mis toimub meie sees ja meie ümber. Ja see on meid kõik ühendav väljakutse. Kuidas sellega toime tulla? Väga lihtne. Märka seda muutust siin ja praegu selles hetkes ja küsi enda käest, kas see, mis praegu toimub, on mulle või kellelegi teisele siin ja praegu selles hetkes eluohtlik. Enamasti ei ole. Eks on sellest trajektooris, milles mina saan ise midagi teha. Kujuteldavas maailmas, me võime igast asja välja kujutada, me võime ette kujutada, mis asjad on ohtlikud. Ehk siis me lähme nii-öelda kujutlustesse, mis on juba nii-öelda unenäoline tegelikkus, mis on omamoodi illusoorne. Ja siis me ei hinda ka seda reaalsust tingimata adekvaatselt. Ehk me muutume ärevaks. Me kardame asju, mis ei ole siin ja praegu. Ehk enamasti on oleviku hetk meile turvaline, isegi kui see on väga ebameeldiv. Ja loomulikult on selge, et tänane maailm ja maailmas toimub, et muutused tekitavad vähemalt siin, kes me elame just geopoliitiliselt siin, kus meie elame, hirmu ja ärevust. Kui see kõik toimuks kuskil kaugel ja ei oleks meie naabritega seotud, siis me tunneksime ilmselt väga sügavat rahu ja mõtleksime lihtsalt, et väga kurb küll. Ja elaksime oma elu rahulikult edasi. Aga kuidas seda hirmu ja ärevust siis ikkagi maandada? Jah, kuidas hirmu ja ärevust maandada? Ma hakkasin siin kirjeldama siis sellist kahte poolt, et annaksin sellise väga kena võib-olla sellise retsepti või nimekirja asjadest, et kuidas maandada tundeid ja kuidas maandada segaduses mõttemaailma. Ärevat mõttemaailma, mis otsib nagu lahendust ja ei suuda seda lahendust leida. Et emotsioone tasakaalustab üldiselt. Emotsioonide element on vesi. Alati on emotsioonide element vesi, mis tähendab seda, et kõik, mis on veega seotud protseduurid, mis iganes veega seotud protseduurid tasakaalustavad emotsioone. Ehk siis on väga soovitav minna sauna. Sama asi inimestel, kellel on tundlikkus täiskuule. Paljud ei ole tihti tähele pannud seda, et see on, sest nad ei märka, et seda seost selle kuuga, me tänapäeval ei jälgi seda, siis saun aitab sellisel puhul väga hästi, soovitan proovida. Ja loomulikult duši alla minek, vann, spa, ujumine, kõik sellised asjad tasakaalustavad emotsioone väga kenasti. Mõtlemise tasakaalustav element on õhk. Mida see tähendab? See tähendab seda, et võib-olla oled tähele pannud, et kui sa kõnnid näiteks mererannal, siis see kuidagi loob mingit sisemist rahu ja selgust. Just nimelt see korrastab mõtlemist. Ehk väga soovitav on näiteks, et kui mõtlemises on segadus, meel on kuidagi, ei saa nagu aru, nagu kuidas midagi otsustada või kuhu, mida, et siis on väga hea minna mere äärde jalutama. Minna lihtsalt istuda seal. Mulle kunagi meeldis alati see, et ma õhtuti, iga päeva ma lõpetasin sellega, et ma istusin mere ääres. Istusin mere ääres ja vaatasin tagasi oma päeva, tegin päeva kokkuvõtte. See on selline enesereflektsioon, tagasivaade, mis loob teadlikkust, mis on väga-väga kasulik tegevus, et seda üleüldse teha, et luua oma elus korrastatust. Teine asi on jalutada sellistes kohtades, kus on kuskil avarad või kõrged, siis see kõrgus loob ka seda korrastatust mõtlemises. Nii et see on see lahendus. Loomulikult püüda kontrollida oma mõtteid ja tundeid on asjatu. Pigem on küsimus, kuhu me oma tähelepanu pöörame, sest meie oleme kapten selles laevas. Ja võiks öelda niimoodi, et see tasakaalutus on nagu torm, nagu keeristorm ja meie oleme nagu need tormitaltsutajad, kes siis on
kes siis õpivad olema selle tormi keskmes. Sest mis tähendab, et elu on keeristorm? Elu on muutus. Elu olemuseks on muutus. See on kõige selgem. See on ainuke asi, mida me saame päriselt usaldada. Ja. Ma olen sellest rääkinud ka ühte lugu, mida ma praegu siin sisse ei too. Aga et see on kõige kindlam asi. Ehk siis ainuke asi, mida me päriselt elus usaldada saame, on see, et kõik muutub meie sees ja meie ümber. Ja samal ajal see on kõige suurem väljakutse. Aga ma arvan, et inimesed enamasti ikkagi arvavad või mõtlevad, et mitte nemad ei ole need kaptenid, vaid need mõtted on need kaptenid. No jah, sest et me ei erista ennast oma mõtlemisest. Ehk siis nagu Descartes ütles, et mõtlen järelikult olen. See oli see perspektiiv, see oli see aeg. Aga ka nii võib mõelda ja nii on mõeldud. Aga et kui me hakkame praktiseerima sellist nähtust nagu meditatsioon, mida ma soovitan kõigil väga-väga proovida, et ma ise olen sellega tegelenud 14. eluaastast alates niimoodi esimesed 10 aastat väga-väga tihedalt ja ma olen väga tänulik selle kogemuse eest, sest see õpetas mulle väga sügavalt tundma oma sisemaailma ja kui need inimesed pelgavad, et äkki kui ma mediteerima hakkan, lähen hulluks. Ei lähe, pole hullu. Ei lähe üldse hulluks. Et pigem õpid sa tundma iseennast, sa õpid tundma seda, et sa ei ole su mõtted, sa õpid tundma, et sa ei ole su emotsioonid ja sa õpid märkama seda, miks tekivad erinevad mõtted, emotsioonid, õpid nendega toime tulema ja märkama seda kõike. Ehk siis see on teekond sisemise rahu poole. Aga mulle tundub ka, et inimesed võib-olla kardavad seda vaikust, mis just ongi see rahu. Nad kardavad seda vaikust luua endas. See on muidugi väga hea tähelepanek. Et see on see sama koht, kus me näiteks vestleme teise inimesega ja tekib vaikus. Ja siis on niisugune nähtus nagu sotsiaalne ärevus, et selle vaikuse peaks nagu ära täitma. Vaata, mul oli kunagi, võib-olla minu praeguses sõpruskonnas, selles suures sõpruskonnas ei ole sellist temaatikat. Et see vaikus on nagu väga meeldiv ja me vaikimegi koos ja me räägime koos ja me anname seda ruumi, see on see kuulamise ruum tegelikult. Sest kuulamine on koostöösmane eeldus. Aga et kui seda ei ole, siis selline oluline asi, et me võtaksime teistel pinge maha. Ma kunagi tegelesin sellega, et ma märkasin, seda on kohe tunda, kui teises on see ärevus, see sotsiaalne ärevus, et siis mõtlen tavaliselt, et kas sa märkad, et inimestel on vahest nagu kuidagi natuke ebameeldib, kui tekib vaikus. Aga me võime kokku leppida, et see on täiesti okei, et me võime vahepeal vaikida ka. Ja sellega me võtame selle pinge maha. Eks see on üks suhete tasandil. Aga tõesti, et tihti vaikus meis tekib siis, kui näiteks, lähme istume tualeti, siis me teame seda ütlust, et kõige paremad mõtted tekivad WC-s. Aga miks nad tekivad seal? Seal on meil nagu tekib siuke vaikuse hetk. Võtame aega. Me saame kontakti oma kehaga, me oleme päriselt siin. Kõlab nagu natuke naljakalt ja kummastavalt, aga vahetevahel on äärmiselt kahetsusväärne, kui see on meie ainuke vaikuse hetk meie päevas. Ja siis on see, kui me läheme voodisse. Paneme silmad kinni, aga siis me kaotame teadvuse ja me magame. Meditatsiooni olemuseks ongi see, et me julgeme astuda vaikuse poole ilma magama jäämata ja märkame kõike seda, mis meie sees liigub. Loomulikult on selle kohta väga palju erinevaid õpetusi, kuidas seda täpselt teha ja nii edasi ja sellel teel on maailmas küllaldaselt kõike, mida me vajame. Aga kuidas me võiks mediteerimisega alustada, kui inimene pole varem sellega kokku puutunud? Ma arvan, et kõige selline lihtsam viis alustada oleks see, et kui sul on vaikne keskkond, kus on väga suur vaikus, võib-olla on seal linnulaul, võib-olla kella tiksumine võiks häirida, pane see vaiksemaks. Hoolitse sellest, et sa oled WC-s käinud, et siin mitte miski ei häiri, et sul oleks ka kõht piisavalt täis, aga mitte liiga täis, sest muidu sa kipud magama jääma. Hea on, kui oleks liiga õhtu, sest siis sa kipud jälle magama jääda, siis on võib-olla raske. See on selline aeg, kus sa oled veel piisavalt ergas. Ja siis pane silmad kinni. Loomulikult võib ka mediteerida silmad pool pilukil. On erinevaid viise, aga võib-olla algatuseks on lihtsam seda teha silmad kinni. Leia selline asend, kus sul on selg sirge. Sest pikali asendis võib jääda magama. Ja võib istuda niimoodi, nagu mina siin istun praegu tooli peal. Võib istuda rätsepistmes, ehk siis jooga asendis, kui sul jalgadele see sobib. Võib istuda padjal, maas, erinevaid viise. Panna käed jalgade peale, et keha saaks lõdvestuda kõigepealt keha. Panna silmad kinni,
ja märgata, et õlad on lõdvestunud, käed on lõdvestunud, ehk oma teadvusega käia korraks keha läbi, seda nimetakse keha skänneerimiseks, lihtsalt käia läbi ja märgata, et iga välja hingamisega lõdvestud. Ehk väga oluline märksõna on hingamine meditatsiooni puhul. Üks võib-olla kõige siukesi algseid klassikalisemaid, mäletan ise, kui ma kunagi alustasin mediteerimist 14-aastaselt, oli see, et loe numbrid lihtsalt tagurpidi. Sest siis ei lähe automatismi peale. Loe numbrid tagurpidi, anna sellele mõistusele mingi tegevus. Sest mis juhtub? Mõistus hakkab mõtlema kõiki neid mõtteid, mis on mõtlemata ja kõiki asju, mis tulevad järsku meelde. Kõik see hakkab alateadvusest kerkima ja siis ei maksa enda peale pahane olla. Aga miks ta siis kerkima hakkab? No sellepärast, et tekib vaikus. Ehk siis võiks öelda ka niimoodi, et meie alateadvus hakkab otsima nagu tasakaalu. Eriti ja näide on see, et kuidas saab testida näiteks sotsiaalmeedia mõju ise endale. On see, et sa oled vaadanud seal, scrollinud seda niimoodi 10 minutit, pool tundi, võib-olla mõnikord ka tund aega. Ja siis mõni aeg hiljem pane silmad kinni, proovi vaikselt olla ja sa märkad, kuidas kõik need pealkirjad üles kerkinud nagu küsimused, mis on jäänud vastamata, sest et ei olnud ka piisavalt huvitav, et süüvida, sest sa otsisid justkui midagi muud, et kogeda seda mingisugust emotsiooni ja see kõik on alateadlik, siis see kõik hakkab alateadvusest üles kerkima. Sa märkad neid pilte, neid küsimusi, neid tundmusi, seda segadust. Et me salvestame kõike seda niimoodi märkamatult. Me salvestame seda täiesti märkamatult. Ja oluline on mõista, et alateadvus on 85-95% tegelikult sellest, miks me tajume maailma nii, nagu me tajume, miks me kogeme seda nii, nagu me kogeme, et seda on oluline teadvustada. Mõtlesin selle meditatsiooni poole pealt, et kui sa küsid, et ma mõtlen, et mis on veel oluline. Oluline, et loomulikult sa võid kasutada ka muusikat, et võib-olla vaikus, võib-olla linnulaul, võib-olla mingi rahulik muusika, kus võib-olla soovitavalt parem võib-olla ei ole vokaali, võib-olla selline sfääriline muusika, mõne jaoks on see klaverimuusika, midagi rahulikku, mis sulle meeldib, ei häiri sind. Ja siis olla lihtsalt sellega koos, aktsepteerida kõike, mis su sees esile kerkib, aga olla kohal oma hingamises. Ehk olla kohal oma sissehingamises ja väljahingamises. Võib-olla see on selline esmane. Et ma nagu ise pikemalt siit ei kirjeldaks seda, sest see on selline hästi suur teema, mida ma ise ka meditatsiooni juhendajana olen 10 aastat inimestele jaganud. Ja see on hästi palju võimalikke variante. See on väga palju erinevaid võimalikke variante. Aga peamiselt tähendab see seda, et sa jääd paigale. Sa ei tee, võib-olla, võiks sõnastada nii. See on see, et sa ei tee enam midagi. Sa lubad iseendal mitte midagi teha. Hinged sisse, hinged välja ja ütled, mitte keegi ei tee enam mitte midagi. Luban kõigel juhtuda. Annad taotluse. Kuigi ma ise olen kogenud, et minu meelest on lihtsam alustada juhendatud meditatsioonidest. Jah, seda privileegi mul kunagi ei olnud. Aga on tõsi, ilmselt on lihtsam alustada. Ja, ma ise kasutan ka, sest nad on väga inspireerivad. Et vahest mediteerin lihtsalt ja kasutan. Aga me natuke juba rääkisime, et mida keha kogeb ja läbi teeb, kui ta on sellises võitleb põgene seisundis. Tahate seda seisundit veel kirjeldada? Mis siis kehas toimub? Ma pean tõdema, et ma ei ole otseselt selle valdkonna spetsialist, et kirjeldada nüüd bioloogilist tasandit või neuroloogilist tasandit, mis seal täpselt meil toimub. Aga selge on see, et meie adrenaliin läheb ülesse ja me muutume ärevaks. Ja see tähendab seda, et meie selline selge mõtlemine ja adekvaatne reaalsuse taju ilmselt nõrgeneb. Ja ilmselt meie üldiselt, kui võitleja, põgeja režiim läheb peale, siis kõik see, mis on seotud keha ülesehitamisega, keha tervendamisega, saab tagasi tõmmatud. Sama asi on ju sootsiumiga. Ma tean inimesena, kes on õppinud sotsioloogiat või ühiskonnateadusi, ma tean, et ei ole väga populaarne käsitleda inimühiskonda kui organismi. Organitsistlikud teooriad. Aga mina ise vaatan seda tihti hea meelega nii, ma proovin vaadata erinevatel viisidel, olla avatud. Ja võiks öelda, et ühiskonnas on samamoodi, et kui tekib kriis, siis
siis mis siis juhtub? Siis läheb lihastesse, kaitsefunktsioonidesse rohkem energiat. Et me peame aru saama, et kas meil on vaja nüüd joosta kuhu poole, millised ressursse meil on varuda selleks ja nii-öelda teatud valdkonnad, mis on sellised pehmed nagu meelelahutus ja nii edasi, need tõmbavad nagu kokku, inimeste tähelepanu läheb täitsa mujale. Sama on meie keha ja psüühikaga, et me läheme nagu sellisele, jääme sinna siia tasandile, eks selle ellujäämisele tasandile, kus me hindame kõike ellujäämise seisukohast. Ja võiks öelda, et meie psüühikas on nii, et esimesena me hindame alati kõike muutust, kõike, mis liigub, kõike, mis toimub, selle seisukohast, kas on meile turvaline või see on meile ohtlik. Teisena me hindame sellest seisukohast, kas on meile seksuaalselt atraktiivne. Kolmandana sellest seisukohast, et kas meil on midagi ühist ja nii edasi ja siis läheb edasi. Et see on hästi loomulik, et selline protsess käib meist läbi. Küsimus on lihtsalt selles, et kuidas me siis sellega kaasa läheme. Aga kuidas suurendada inimestes seda turvatunnet? Kuidas suurendada tingimusi, mis aitaksid luua turvatunnet? Ehk siis ma isegi sõnastada seda täpsemalt, et kui me ütleme seda nii abstraktselt, siis on sellele väga raske vastata, et see pole midagi, mis on tehtav. Ehk siis küsimus on nagu selles, et kuidas ma saan aidata inimestel enda ümber lõdvestuda. Ju tegelikult nendel, kes on ümber. Selle, kuhu, et asjad, mis sõltuvad minust ja mis ei sõltu minust. Ja muidugi ma panen tähele nii kummaline, kas ei ole, et ma toon ühe sellise hoopis natuke teistmoodi näite. Et üks loeng, mida ma olen siin 2 aastat üle Eesti lasteaednikele pidanud ja teema, mida ma olen aastaid uurinud, on laste maailma tunnetus. Ja kui ma Rootsis õppisin 3 aastat, siis seal oli selline ja väga põnev arutelu, et lapsevanemad ja õpetajad küsisid, et miks lapsed mängivad sõda? Miks neile meeldivad relvad? Mis sellega on? Kas me kuidagi ei saaks seda nagu ära hoida või kas see on hea või kuidas sellega on? Ja siis üks mu sellised õppejõud, erakordseid õppejõud Iiris Johanson, kes ma praegu üldse pikemalt ei hakka rääkima, vastas sellisel viisil, mis väga puutus mind ja empaatilises mõttes ma saan sellest tõesti aru, kui ma vaatan. Ja meenutan oma enda lapsepõlve. Lapsed igal juhul kuulevad sõjast. Nad näevad seda erinevatel viisidel, kas multifilmides või kust iganes. Ja nad püüavad seda enda omaks teha. Nad püüavad mõista, millega on tegemist, et tunda ennast turvaliselt, mis iganes fenomeni puhul, siis nad proovivad seda läbi mängida. Ja kui nad seda läbi mängivad, siis see muutub nende jaoks turvaliseks. Ehk see on see hea põhjus, miks lapsed seda teevad. Mida täiskasvanud teevad. Kui tekib selline situatsioon, nagu praegu maailmas on, siis inimesed hakkavad rääkima millest. Kui nad tulevad kokku, nad hakkavad rääkima sõjast. Nad räägivad sõdadest, mis on olnud. Nad räägivad oma esivanemate lugudest. Ja sellega muutub see temaatika kuidagi tunnetatavaks. Ja meil tekib mingi taju, et me nagu natukene saame aru, millega on tegemist ja meil tekib tunne, et me orienteerume selles natuke. Ja isegi nii kummaline, kui see ei ole, võiks öelda nii, et jah, et sellest rääkimine, nendest lugudest, mis on nagu toimunud kunagi, võib ka inimesi natuke rahustada. Aga sealt tuleb edasi minna, sinna ei maksa jääda. Et kui selline vibra on nagu väga-väga suur ja sul on ümberringi inimesed, siis see ei ole mingi asi, mida peaks kartma. Aga loomulikult rahu ikkagi loob see, kui me kogu aeg ei hoia seda teemat üleval. Kui me kogu aeg ei räägi sellest teemast, sest et see ei aita meid. Ja. Aga ütleme, et kui mina tunnen ennast rahulikuna, aga ma märkan, et mu ümber inimesed ei ole rahulikud, et kas ma saan siis midagi teha või mida ma saan siis üldse teha? See on see sama asi, mida ma ise olen proovinud lastega. Et ma ikkagi näen seda vaata nii, et sellest, kuna ma ise olen olnud väga pühendunud selle muutuse taltsutamisele või selle keeristormi taltsutamisele, elu keeristormi taltsutamisele, siis igasugune muutus on muutus. Igasugune muutus on väljakutse, ärevus tekitav ja lõpuks see lahendus meie sees on ikkagi sama. Et oluline on leida see sisemine rahu, eks ole. Kuidas ma lastega teen, kes mõistavad, kes on selle tasemel, et neil on keeleline oskus piisavalt hea. Et kui toimub midagi, mis neile ei meeldi, midagi, mis on ootamatu, nad hakkavad nutma, nad hakkavad, nimetame seda jonnima, siis sa lähed sinna juurde ja ütled, et ma saan aru, et sulle ei meeldi see, mis juhtus.
see võib-olla tegi haiget või no mis iganes on ju. Aga siis ma lihtsalt küsin, et märka, et vaata, kas sulle tundub, et see, mis praegu toimub, et on sulle kuidagi ohtlik, et vaata, see on ju turvaline. On ju, see on täiesti turvaline, see lihtsalt on väga ebameeldiv. On ju nii? Ja siis me aktsepteerime seda. See on väga ebameeldiv, aga see on täiesti turvaline hetkel. Ja see on üks asi, mis loob selle rahutunde. Muidugi võiksid mingid inimesed selle peale öelda, et aga siis me oleme ignorantsed, siis me oleme illusioonides, me peaksime ikkagi mõtlema tulevikule, me peaksime mõtlema kõigele sellele, mis võib juhtuda. Jah, loomulikult võib seda teha. Meil on vaba tahte maailm, aga märgakem seda, mis juhtub siis meie endiga. Ja väga tihti on see, ma toon väga lihtsa näite. Mis on üldse konfliktide eelduseks? Inimeste vaheliste konfliktide eelduseks? See, et kui me kogeme teisi inimesi kui meie, et meie oleme meie, siis me ei tõsta kätt. Siis me proovime mõista, me proovime aru saada, miks teine ütleb, mida ta ütleb, miks ta käitub nii, nagu ta käitub. Meil on selline hea soolikus. Nii kui me defineerime teise, et tema on teine, see rahvas on teine, nemad on halvad, siis sellisel juhul empaatia saab otsa. Me ei proovi enam mõista, me pigem tegeleme hukkamõistmisega. Meil on tunne, et karistamine on okei. Meile tundub, et kõik see, mis oli seotud inimõigustega, kehtib ainult meie suhtes, aga ei pea kehtima teiste suhtes. Ja see on see koht, kus me võiksime olla ärkvel, et me ei läheks nendesse kohtadesse. Et vältida kõike seda oma igapäevases kommunikatsioonis ja tegevuses, mis ei ole teistele kingituseks, mis ei tõsta, vaid tõmbab alla, mis ei ühenda, vaid eristab. Nagu mõtleksin, et see ülddünaamika meie maailmas on see, et valigem seda, mis ühendab. Aga Erki, mis aitab hoida südant avatuna? Et kas see ühendus, mis sa just rääkisid? Mõistmine? See südame avatuse koht on see, et jälle siin on see koht, et aitab hoida, et aga miks siis kaob ära südame avatus? Et armastus on alati kõige all. Mida iganes maailmas tehakse, on selle taga kas armastus iseenda vastu, üks öelda niimoodi, et on agressioon, viha on selle all, viha all on hirm ja hirmu all on armastus millegi pärast. Ehk siis maailmas eksisteerib 2 tüüpi inimkäsitlust. Üldiselt sellise nagu õigusega seotud institutsioonid ja korrakaitsega institutsioonidel on omane käsitleda maailmas, ka Eestis, inimest kui pigem pahatahtlikku. Kui pigem seda, keda, et juhul kui inimest ei kontrollita, ei piirata, siis ta ilmselt ületab piire. Teine käsitlus on humanistlik käsitlus. Ja humanistlik käsitlus, mida ka Kanti, kes on ju olnud rahu selline eeskõneleja maailmas ja paljud teised, on kirjeldanud siis, et humanistlik käsitlus on see, et inimene on loomult heatahtlik. Ja et inimeste käitumise taga on alati ilusad vajadused. Ja vajadused ei ole kunagi head, ei ole halvad. Head ega halvad. Nad lihtsalt on kuuluvuse vajadus, tähenduse vajadus, vabaduse vajadus, turvatunde vajadus, vajadus ennast jagada, vajadus eristuda, vajadus samastuda ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd mis võimaldab seda armastust hoida, on see, et me keskendu sellele, mis hirmutab. Võib-olla ma jagan ühte niisugust väga konkreetset kohta, et näiteks on niisugune õpetaja nagu Ram Dass, kes, kui ma ei eksi, ma võin eksida siin 2 aastat tagasi või 3 aastat tagasi lahkus. Ameerikast tuntud guru. Ja temal on niisugune ütlus, et ta ütleb niimoodi, et mul on üks asana, üks minu elu põhiline praktika, jooga praktika, mis kõlab järgmiselt. I am loving awareness. Ehk siis ma olen armastav teadlikkus või teadvus. Ja see ei ole mitte see ego
tripikoht, vaid see on nagu palve või kavatsus, see on suundumus, see on suundumus, see on see, kuhu ma vaatan, see on see, kuhu ma ennast häälestan. Ja ma tõesti kinnitan, et see töötab. Et see on üks viis, mis töötab. Sest üldiselt, mis juhtub, on see, et see hirm varjutab ära selle armastuse ja siis me ei saa sellega kontakti. Küsimus on selles, kuidas tuua ennast sellest välja. Aga Erki, kui anda nüüd veel sellise konkreetsed soovitused, mis need võiks olla? Et hoida seda sisemist, hoida, kõigepealt saavutada ja siis hoida see sisemine rahu. Mis need olla võiksid? Noh, konkreetsed soovitused on ikkagi see, et vältida kõike seda, mis seda rahu ära võtab. Sellepärast, et me peame igapäevases elus funktsioneerima. Meie kehal ei ole see kindlasti kasulik, kui me oleme ärevad, kui meil on võitlev närvisüsteem peal. See kahjustab meid pikaajalises perspektiivis kindlasti. Ja vältida kõike seda ja valida neid asju. Valida neid asju, mis meid toetavad. Valida neid inimesi, kes on meile kingituseks, valida neid keskkondi, mis on kingituseks, valida neid tegevusi, mis teevad hea tunde. Ja, see on nagu esmaselt, mida võiks öelda ja proovige olla siin, mitte seal kuskil minevikus või tulevikus, mitte nendes lugudes. Ja kui sa peaksid andma kuulajale praegu lõpetuseks siit ühe asja, siis mis see üks asi oleks? Kui ma peaks andma ühe asja, siis ma jagaksin sinuga ühte kõige suuremat kingitust, mille ma olen saanud. Inimesed, kes sattuvad, kelle tee toob neid minu meditatsioonikursustele, mida ma aegalt läbi viin ja ka varsti hakkan läbi viima, siis ma räägin selle rohkem lahti. Aga see on hästi lihtne. Et see on siis usalduse küsimus, seda proovida. Et see näeb niimoodi välja, et pane silmad kinni. Hinga sügavalt sisse ja märka hingamist oma rinnaku keskmes. Ja märka, kuidas kehale meeldib sisse hingamine. Ja välja hingates ei tee enam mitte keegi mitte midagi. Mitte kui midagi. Luban kõigel juhtuda. Hingamisel ja helidel luban juhtuda, aga ei tee mitte midagi. Ja see on harjutus, mida võib teha 3 korda järjest ja ma kinnitan, et see võimaldab taltsutada orkaani ja see on võti, mis avab kõik uksed. Nii sisse ustest kui välja ustest. Mida iganes siis nüüd see igaühe jaoks tähendab. Ja paneb liikuma kõik selle, mis on vaja liikuma panna. Paneb liikuma panna, võimaldab lahti lasta sellest, millest on vaja lahti lasta ja uuesti värske pilguga üles leida seda, mis on väärtuslik. Eks see on nagu Marcus Aurelius, Rooma keiser, kes elas 1600 aastat tagasi. Oma pihtimustes iseendale on öelnud, et olgu lühikesed need hetked, et saabuda täielikult pestuna, puhastununa, heatahtlikuna siia maailma tagasi. Me ei pea selleks mediteerima tunde, päevi, vaid pigem on nagu see üks selline hästi lihtne praktika, mis võimaldab meil hetkeks lahti lasta ja siis jälle tulla tagasi. Sest üks asi, mida me siin elus õpime, on lõdvestumine. Me iga päev õpime lõdvestumist ja mida paremad lõdvestujad me oleme, seda paremini me suudame kohaneda. Sest meil on vaja osata nii lõdvestuda, kui võtta vastutus. Siis me ei ole nii krampis ja nii kinni. Nii krampis, jah. Ja seda ju kõige suhtes. Sest kogu aeg on midagi, mis meie muutuses võiks häirida. Ja loomulikult on see, et mida vanemaks me saame, seda jäigemaks me muutume ja seda kergemini hakkavad asjad meid häirima. Et sellepärast on hea hakata lõdvestumise, harjutamisega tegelema juba varakult. Aitäh sulle, Erki. Aitäh. Loodan, et igalühel oli siit midagi kaasa saada. Ja, et just see tunne ja see rahu
ja samas ka see lihtsus, et see ei pea olema keeruline, et olla rahus. Et siin ongi väikesed asjad tegelikult. See ei pea olema keeruline ja just jah, et hästi tihti on see, et need asjad on lihtsad. Et kannatus tuleb illusioonidest, illusioonid tulevad meelest ja me peame aru saama, kust nad sinna meelde tulevad. Me peame selle meele puhtana hoidma esimesena. See on nagu tervislik toitumine. Informatsioon on toit. Tuleb targalt toituda. Aitäh sulle. Aitäh. Ja aitäh sulle, kallis kuulaja. Ma soovin sulle rahulikku meelt, lõdvestunud olemist ja et sa lihtsalt võtaksid endale aega ja märkaksid oma tundeid ja emotsioone. Uute kohtumisteni!